Tervist kõigile ja tere tulemast järgmisesse õppevideosse, mis puudutab 3D programmi Blenderit. Ja täna siis jätkame selle seeniga edasi ja üritame luua kalkulaatorit. Ma arvan, siis 9 tunniks see täitsa piisab. Teeme siis niimoodi, et läheme siis pealtvaatesse ja number 5 vajutame, et oleks ortograafiline view, siis Shift A loome selle plane'i, läheme edit mode'i. Shift T tõstame ta siia, see on siis X, paneme siia, siis paneme selle tahud, selekteerime, Shift T siia poole, Y ja vaatame, et vahed oleksid enam sama suured ja siis nüüd loome selle monitori, selle LCD ekraani ka. Nii, Shift T ja tõstame ta Y suunas. Nii, ja nüüd valime number 2, selle tõstame siia. Nii, nüüd meil on olemas ja läheme, tahaks mainida ka seda, et me edit mode'is kõik lõime selle ühte kujundi alla. Et kui ma lähen praegu object mode'i, siis ma näen, et on selekteerib kõik korraga. Nii, ja object mode'is, et sisuliselt ma loon selle klaviatuuri osa eraldi, siis need nupud eraldi ja siis kolmandaks siis need sümbolid. Nii, siis Shift A, Mesh Plane, pealtvaatesse, S, Scale'in, siis edit mode'is panen selle ilusti paika. See on vist, ma arvan vist nii, see panen siia poole ja selle siia poole vist. Nii, võib-olla selle natuke laiemaks ja ongi kõik. Nii lähen edit moodist välja. Nüüd hakkame looma nii-öelda neid sümboleid, mis siin on. Siis Shift A, Mesh, Plane, läheme natukene väiksemaks. Nii umbes piisab, siis läheme edit mode'i. Tõstame tegelikult object mode'ist ka üles, et siis me saame paremini aru. Nii, number 7 tagasi. Hakkame neid külgesi nüüd ekstruudima. E-täht ja X-i suunas. Nii. Paneme mingi normaalse numbri siia 0.550. Nii, sobib. Siis jätame selle numbri meelde. Nii, extrude. Jätame X-i suunas ja nüüd miinus 0.550 ja nüüd täpselt samamoodi ülemistega Y suunas. Nii. Ja viimasena selle. Siit läheb siis meil Y suunas ja miinus 0.550. Nii. Nüüd meil on ilus pluss olemas. Vaatan, et ta oleks ilusti ka keskel positsioneeritud ja lähen edit mode'i. Siis selekteerin kõik tahud. Shift T, liigun alla. Siis Y suunas. Nii, panen ta ilusti paika. Natukene allapoole. Ja hakkan rotate'ima. Kontrolliga snapin ja nüüd on 45 kraadi, väga hea. Siis selekteerin selle. Shift T ja liigun X-i suunas. Ja tegelikult hakkan nüüd kustutama mõningad asja, mis meil tegelikult ei ole vaja. Nii, X. Vaatan, mis ma siin kustutan ära faces näiteks ja selle ka. X, faces. Et ma ühendan need punktid ära selekteerides. Kindlasti peab olema need sees. Nii. Ja X. Ja tegelikult siin nüüd me ei kustuta ära, vaid dissolve vertices. Nii.
punktid ühendan ära, nüüd meil on kõik paigas. Nüüd ma dubleerin, liigun alla Y suunas. Ja Shift D uuesti Y suunas. Ja selekteerin nad mõlemad ära. Ja vaatan tegelikult, et oleks ka ilusti tsentris. Vot niimoodi ja vist tundub olevat okei. Nüüd meil on kõik olemas, lähme siit välja ja nüüd on vaja meil lisada väikest paksust. Meil on sisuliselt 3 nii-öelda kihti E-tähega, extrude'in, lähen edit mode'i, A-tähega selekteerin kõik. Tõstame selle ülesse, lähen edit mode'ist välja, siit edit mode'i sisse. A-täht selekteerin kõik, E-täht ja vaatan, et kõik ja nüüd viimasena edit mode'i, kõik sisse, extrude'in, võt nii, korras. Ja vajadusel lähen object mode'i ja kui vaja tõstan, siis nad üles või allapoole M-kumba. Nii. Ja siis selle ka... Tegelikult ma muudaks selle, võib-olla see sai liiga paksuks, et siis ma teen niimoodi, et edit mode'is tõstan nad alla. Nii, korras, enam ei ole nii paks ja nüüd lasen alla. Vaatan, et kõik. Järgmisena ma lisan neile igaühele bevelid, siis alustame sellest alumisest, selekteerin ära, edit mode'i, A-täht ja Ctrl B. Nii, liigutan ja vaatan, et liiga Shiftiga ma saan nii, paigas. Järgmisena liigun selle edit mode'i, A-täht ja Ctrl B. Nii, liigutan. Shiftiga ma saan peenelt seda seadistada. Nii, ja viimasena on siis need, aga siin on väikene nüanss, et kui lähme edit mode'i, selekteerin A-tähe, kindlasti peab läbipaistvus ja siis siin need keskmised asjad me peame unselectima, ehk siis vajutame jälle C-tähe, siis siin kindlasti peab olema nii-öelda see sama küljed ja C-täht ja nii-öelda selle hiirerullikuga tõmmates me saame selle unselectida, hiirerullikuga kerides me saame selle brushi nii-öelda laiemaks või suuremaks või väiksemaks. Nii, võtame siit ka ära. Tundub kõik on okei, et meil on vaja need, siis liigume edasi. Siis siin tuleb maha võtta see täht. Hiirerullik sisse. Kogemata läks peale, lähme selle siia. Siis hiirerullik peale. Siis läheme esiga ära välja siit ja vist on kõik. Ainult see koht oli probleem ja Ctrl B. Nii hakkame tõmbama. Nii, Shiftiga saame seda peenelt asja jääda. Oot, nii, kõik korras. Nii, editist välja ja asi vask. Ainukene asi, et siis number 5 veel lisaks, et läheme ortograafilise perspektiivi ja siin üks asi on see, et kui siin üleval menüüs, kui vajutame siia noolekese peale, siis vajutame random ja siis meil on võimalik teha niimoodi, et kõik need kujundid on eri värvi, et see aitab meil ka paremini orienteeruda. Lühidalt seletan, mida see ülemine siin 4 palikest tähendab. Esimene on siis sisuliselt meil on kõik objektid näha nagu justkui wireframe stiilis. Teine on siis nii, nagu me oleme seda harjunud nägema. Siis siin on nii-öelda materjal ja siin on siis lõpptulemus, mida me näeme. Nüüd meil on kalkulaator valmis ja me läheme siia tagasi. Lülitame selle läbipaistvuse välja ja probleem on selles, et nad on kõik eraldi justkui iseseisvad objektid, aga meil oleks vaja ühendada nad kõik kokku. Selleks me teeme siis nii. Siin on järjekord ka oluline, et viimasena mida me selekteerime, see on siis nagu kõige tähtsam objekt. Et kes on kokku puutunud After Effectsiga, siis seal on sisuliselt nagu see parent tool. Nii, linkimine, siis selekteerime selle,
selle teisena ja kolmandaks selle, siis object ja parent ja object, kõik. Ja nüüd, kui me selekteerime ja hakkame liigutama, siis meil töötab, aga kui me selekteerime seda, siis see liigub iseseisvalt, et siin tuleb tähelepanelik olla, mida me selekteerime. Nii, selekteerin selle, siis alt hash, meil on võimalik tagasi need kujundid või objektid esile kutsuda, mis meil oli peidetud ja siis nüüd me scale ime seda. Vabandust, esk. Ma viin selle natukene eemale, siis S. Nii. Kasutan erinevaid vaatajad, et ma saaks siia ligi. Nii. Siis võib-olla ma peaks veel scale ima siipakene. Võt nii, liigume siia. Siis rotate ime seda. Z suunas vaatame. Ja. Nii. Siis rotate ime ka selle niimoodi, et see oleks nagu väikse nurga all. Nii. Meil on natukene halb seda rotate ida, siis ma vaatan, missugune nendest localist, võt see vist sobib. Nii. Et ma hiljem natukene räägin kindlasti teises peatükis, kui me puutume kõik nendega kokku, aga et teil oleks kergem näiteks scale ida või rotate ida või liigutada, siis proovige kas globalid, localid või normalid. Nii-öelda 3 need asja peaksid kindlasti aitama. Nii, siis liigutame ülesse. Proovin siis ta ilusti paika saada. Läheb natukene aega. Ega kõik asjad ei tule kohe esimese korraga välja, et ka mul vajab natukene nokitsemist, et kõik asjad perfektsuseni viia. Nii, S, siis natukene nii. Okei, siis rotate'in seda, et nii, ja võib-olla rotate'in ka seda siis Z suunas, vaatame. Nii, ja nüüd lasen alla. Vot, enam-vähem vist on paigas. Nii, täna siis tegime selle kalkulaatori ja lisaks teeme ka vist, ma arvan, jõuame mündid. Nii, lähen siis siia kõrvale selle shiftiga, loon siia kõrvale selle shift A ja loon mesh ja silinder on täitsa okei. Siis S ja Z suunas. Nii, vaatame liiga võib-olla, vaat vist nii paksus piisab. Nii, ja S ja siis lihtsalt väiksemaks teeme selle. S ja siis ma võitan natuke shift, hoian shifti peal. Nii, võib-olla veel väiksemaks. Ja ma arvan, vist kõlbab ka. Ja siis meil on vaja ekstruudida siit selle sisse, ehk siis sissepoole ja sügavusse. Lähme edit mode'i, selekteerime siis selle tahu, siis mitte E-täht, nüüd I-täht, siis vaatame, mis juhtub. See viib nii-öelda sissepoole ja nüüd E-täht viib sügavusse. Liiga sügaval ei ole ka tõmmata, et muidu me tõmbame sellest nii-öelda läbi. Ja lähme edit mode'ist läbi nii-öelda välja ja tõstame ta siia. Üles läheme pealt vaatesse. Nii, nii. Vot nii. Ja vaatan, kas nii. Nii. Vot, ja lähen eest vaatesse. Lähen natukene lähemale. Et ma dubleerin Shift D. Siis liigun Z suunas. Ja üritan panna ta justkui üksteise peale. Ja nüüd Shift R. Mida ta teeb sisuliselt on see, et ta loob koopia ja täpselt sama kaugele ka viib üles. Ta justkui 2 seda käsklust jätab meelde.
nii, nüüd ma liigutan selle siia poole ja selle võib siia poole. Võin ka pealt vaatas, et nad ei pea olema kõik nagu, nii. Silmärgi vaatan. Nii, nüüd on just niimoodi. Tahaks ka mainida natukene ka seda, et juhul kui meil need mündid ei tulnud ühe paksusega, siis me võime need 2 tükki kustutada ära ja selekteerides seda objekti tab läbi paistvus ja vaatame, et me saaksime selekteeritud või nii-öelda õige nurga, et me saaksime ilusti selekteeritud, me peab olema ka punktid sees. Nii, ja nüüd me saame tõsta seda kogemata. Siin on ka vaja. Nii, vaatan, kas... Ahaa. Kõige raskem nüüd on selle õige nurga leidmine. Vaatame, kas saan hakkama. Nii, väga hea. Tundub vist on okei. Ja saan nüüd tõsta... Aha, üks on puuduli seal. Siis vaatan, kus ta on. Shift. Nii. Ja tõstan selle üles poole. Oot nii. Ja nüüd on ta meil õige paksusega. Ainukene asi, et ma võib-olla lisaks ka beveli. Selleks ma valin välja nii-öelda küljed. Siis aldiga teen loop selle. Nii, paneme tagasi ilusti, lülitame selle välja. Nii, alt, siis alt ja nüüd shift, et lisame. Ja siis võib-olla alt ja shift ka see. Ja ka nüüd alt ja shift see. Nii, ja nüüd Ctrl B. Ja nüüd hakkame bevelit. Ma arvan, et piisab vist nii palju, kõik korras. Täheb välja ja nüüd selle objekti ma selekteerin, Shift D, tõstan ta üles Z suunas. Nii, ja seejärel Shift R, kõik. Ja nüüd vaatan, et võib-olla natukene selle liigutan siia. Ja olen pealt vaatesse, et ja selle liigutan võib-olla siia poole. Vist tundub olevat okei. Ma arvan, jah, sellest piisab. Meil on ilus bevel ja selles mõttes, miks ma loon selle bevelit, sest tegelikult päris elus meil mitte ükski objekt ei ole mega terava nii-öelda äärega, siis samamoodi tuleb ka siin luua seal, kus on võimalik, täpselt samamoodi mobiilil. Külje pealt ma lõin, aga tegelikult siin võiks ka olla mingisugune bevel. Nii, siis ma lähen lihtsalt edit mode'i, selekteerin selle siit ja siit ja Ctrl B. Nii, vaatan. Nii. Ja siin on see probleem, et jällegi, et meil bevel ei tee seda nii, nagu oleks vaja. Ctrl Z. Nii, siis object mode'is. Ctrl A ja apply scale. Nii, ja nüüd läheme edit mode'i. Teetis meelde ja Ctrl B ja nüüd teeme selle, vaatame, kas vot nüüd on parem. Nii, korras. Ja sisuliselt meil on kõik koos. Ja viimasena asjana me teeme siis selle mobiili interface'i. Sellega on väga lihtne. Ma korra selekteerin kõik ka, kaotan ära ja lähen siis nii-öelda pealt vaates, mul on kergem niimoodi selle griidiga. Siis Shift A ja loon circle'i. Võtan siit nothing. Panen sisse. Lähen edit mode'i. Selekteerin punktid ja võtan pool maha. Ja nii-öelda X ja vertices. Nii. Siis järgmisena ma selekteerin kõik need ära. Shift D. Siis liigun X suunas. Nii umbes nii palju ja nii-öelda R-iga ja kontrolli samal ajal hoides panen ta ilusti 180 kraadi. Nii korras.
selekteerin need 2 punkti. Mäletate F, ühendab omavahel ära, F. Nii, nüüd ma selekteerin need 4 punkti, F. Ja järgmisena niimoodi, et ma selekteerin need 2 punkti ja juba vajutades F. Me saame ühendada kõik need ära. F. Nii, siis siia tekitame veel ühe kesklõike, siis Ctrl-R ehk siis see on loop cut. Kui ma liigutan vastavalt see hiirega, siis ta näitab, kuhu ta mul selle tekitab, vajutan ühe kliki, siis ta järgmine klikk näitab kuhu kohta täpselt, ehk siis ta valis telje, kas X või Y ja seejärel nüüd hakkab näitama mulle ja ma vajutan nii-öelda parem hiireklikk ja siis ta automaatselt viib nii-öelda siia keskele. Ja siin ma selekteerin juba C-tähega. Tegelikult lähen siit mööda, vajutan nii selle tühja koha peale, siis C-tähega. Nii. F-täht. Nii ja samamoodi siin ka. Siis ma selekteerin selle ja selle lähen X-iga välja, F-täht. Nii, lähen siia poole. Nii, samamoodi vajutan siia tühja koha peale, siis on select toimub ja siis C-täht. F. Unselectin, C-täht jälle. Nii. Kesk ja F. Nii, korras, kõik on olemas. Nii, järgmisena paneme ta siis õigesse kohta. Nii, Alt ja H on kõik näha. Esiteks siis ma teen selle väiksemaks. S ja nii, siis rotate'in ta, vaatame. Jah, siit 90 kraadi. Ja panen ta nii-öelda paika siia. Korra vaatan, see on 19, paneme 19 kraadi. Ja siis selle saame ka panna 19. Nii. Ja vahetame selle, vaatame see nii-öelda, kuidas need teljed hakkavad liikuma. Nii, S-täht. Nii, ja tõstan ta ettepoole. Nii. Ja liigun siia. Vaatame, kuidas ta enam-vähem. Ja tegelikult ma teen talle ekstruudi kiiresti. Nii, edit, selektin selle. Ja E-täht, ekstruud. Nii, tagasi. Siis Shift D ja siis läheb alla Z suunas. Joonst Z suunas. Ja Shift R. Need on 1, 2, 3, 4 ja veel üks. Ja tegelikult siin ma panen läbipaistvus ja edit mode. Ja siis siin ma saan määrata selle pikkuse. Nii. Läheme tagasi siia. Nii. Oi. Liigun selle suunas. Nii. Ja selle võib-olla teeme kõige väiksemaks. Oi. Võt nii, korras. Aitäh kõigile vaatamast ja kohtume järgmises peatükis.